Eesti kui väikeriigi ja eestlaste kui väikerahva turvalisust ohustab ka meie endi seesmine lodevus ja väline kehken pükslus. Näiteks, meie turvalisust ohustab korruptsioon. Ajal, kui president need karmid sõnad ütles, polnud Eesti kohtud veel ühtegi ametnikku korruptsioonis süüdi mõistnud. Seevastu õhk oli avalikest korruptsioonisüüdistustest, spekulatsioonidest ja meediakärast paks. Rubla-afääride ja korteriskandaalide süüdimõistvad otsused tehti ajalehtedes ammu enne seda, kui uurijad või kohus olid sunnitud teatama, et seegi kord pole võimalik kedagi kohtu alla anda või süüdi mõista. Korruptsioonivastane seadus oli hambutu, uurijate kogemused napid. Tänaseks on pilt vastupidine. Igal nädalal peetakse Eestis kohut mõne korruptandi, enamasti altkäemaksuvõtja üle. Uurimisorganite tehniline varustus on saavutanud taseme, kus vahele jäänutel pole enamasti mõtet süüdistusele vastu vaielda ja juhtumid lahenevad kokkuleppe menetlustes, päädides tingimisi karistusega. Mõne tavalise omavalitsusametniku, nõuniku või liikluspolitseiniku vahelevõtmine ei ületa isegi enam uudisekünnist.